Tere tulemast kuulama Väikse Vankri podcasti. Mina olen Anna-Liis, kirjastuse Väike Vankri tegevjuht ning mul on hea meel, et oled meiega täna ühinenud. Tänase saate eesmärk on tutvuda Väikse Vankri tegemistega, mõista paremini, mis on suhte- ja kaassõltuvus ning rääkida hiljuti ilmunud raamatust Suhtesõltuvusest vabaks. Tänase saate külaline on Tiit Kõnnussaar, kes on kirjastuse Väike Vankri asutaja, paari- ja pereterapeut ning suhtlemistreener. Head kuulamist! Tere, hea kuulaja! Mul on väga hea meel, et sa oled ühinenud meie esimese Väikse Vankri podcasti osaga ja täna on meil külas Tiit Kõnnussaar, kes on paari- ja pereterapeut, suhtlemistreener ja kirjastuse Väike Vanker asutaja. Mina olen Tiiduga juba koos töötanud süke hea aasta aega, seega mina tean üsna hästi, millega ta tegeleb, aga Tiit, kui sa peaksid siis tutvustama enda tegevusi võib-olla kuulajale, kes sind nii hästi ei tea, siis mida sa ütleksid? Millega sa igapäevaselt tegeled? Milline on su haridustee? Võib-olla, kuidas sa jõudsid isegi psühholoogia, suhete, suhtlemistreeninguni? See tuleks nüüd maru pikk jutt, aga... See on okei, meil on aega. Jaa. Ma alustasin tegelikult kirjastamisega juba 90ndate alguses, kui panime käima ajakirja Pere ja Kodu. Aga sealt edasi kulus veel hea mitu aastat enne, kui Väike Vanker sündis. 98. aastal sattus minu kätte üks raamat, Messages Communication Skills Book, ja mulle tundus, et seda oleks vaja eesti keeles välja anda. Ja siis sai Väike Vanker alguse sellega seoses, et seda raamatut välja anda. Nii et jaa, kuidas ma oma aega veedan? No enamus aega kulub mul praegu terapeutide koolitamise peale, ehk ma koolitan pereterapeute ja teen ise ka teraapiat, võtan kliente vastu, et ennast vormis hoida ja siis üks osa ajast kulub veel organisatsioonide ja haridusasutuste koolitamise peale, nii et ei teagi öelda, mis nendest kõige suurem on, et see sõltub perioodist. Ja siis ma õpetan veel ülikoolis suhtlemise aineid, või suhtlemisega seotud aineid, nii et tegemist on päris palju just seoses õpetamisega. Aga kirjastamine on ikkagi siiamaani olnud niisugune püsiv kõrvaltegevus. Väike Vanker kirjastab siis psühholoogia, suhete ja lastekasvatusraamatuid ja juhtimisteemalisi raamatuid. Jep. Et mille baasil sa neid raamatuid valid kirjastamiseks? Mis sinu jaoks need kriteeriumid on? See on üks huvitav asi, kuidas see üldse niimoodi sattus, et tegemist oli nišiga, mis 90ndate lõpus oli tühi. Et tegelikult ei olnud sellel ajal ilmunud eriti midagi suhtlemisest, olid küll mingid eneseabiraamatud, aga need olid nagu sellised rohkem üleüldised eneseabiraamatud, et mehed on Marsilt ja naised Veenuselt stiilis. Ja sellist nagu teaduspõhist raamatut suhtlemisest ja üldse inimpsühholoogiast tollel ajal oli ikkagi nagu vähe. Ja see, et seda vähe oli, näitab ka see, et kirjastusel läks päris hästi, et meil tiraažid ikkagi olid suured, et esimeste raamatute tiraažid on seal 3000 kandis ja juurde trükke on 5-6. Et neid on päris palju ikkagi Eesti peal olemas. Ja võib-olla teine asi, et ühel hetkel tulid juhtimisraamatud juurde, kuna ma hakkasin ise juhte koolitama, siis sinna oli lihtsalt vaja erinevaid raamatuid, et olid üldised juhtimise põhimõtted ja 2000ndate alguses oli ju suurem üleminek emotsionaalsele intelligentsusele, et seda hakati rohkem väärtustama kui päris puhast sellist jõuga tehtavat tulemust, et tähtis hakkas olema ka see, et kuidas inimesed ennast tunnevad ja sellest tuleneb motivatsioon ja see oli ka üks asi, mis nagu mõjutas seda meie raamatute valikut. Ja me tegime Äripäeva kirjastusega koostööd, et nemad müüsid ja meie tegime. Päris palju juhtimisraamatuid sel ajal.
see oli siis enne 2010 kusagil või enne masu seal kuskil 2006 kuni 2008. Ja tänasel päeval on siis jällegi lähtuvalt minu huvidest, et seoses sellega, et ma pereteraapiat õpetan ja ise pereterapeut olen, siis sellised süsteemsed vaadet toetavad raamatud, mis siis ei lähtu niivõrd nagu mingisugustest hinnangute andmistest ja ei lähtu nagu mingisugusest põhjust-tagajärjest, vaid ikkagi pigem keskendub nagu sellisele suuremale pildile ja sellele, et milline on mõju kogu süsteemile mingil ühel või teisel sümptomil või ühel või teisel probleemil. Ja selline süsteemi vaade on nagu võib-olla hästi oluline ka nendes raamatutes, et see vaade peaks nagu toetuma süsteemsele vaatele. Jah, ma arvan, et see on võib-olla kõige täpsem. Kas autorite enda taust mängib mingit rolli? Noh, ta mängib rolli selles mõttes, et tegemist on ikkagi nagu hästi tunnustatud praktikutega enamasti. Ja tihti, kellel on siis ka kas psühholoogi haridus või terapeudi haridus, et see on küll oluline, jah. Aga et nad on ikkagi sellised nimed, keda maailmas teatakse ja tuntakse. Ja kes on nagu välja tulnud siis kas mingisuguse uue vaatega, nagu näiteks Daniel Goleman, eks ju, emotsionaalne intelligentsus või Pia Melodigi siin kaassõltuvuse ja suhtesõltuvuse teemadel oli selline esimene tuntum, võib-olla selline kõige mõjusam kirjutaja. Nii et selles mõttes ma arvan küll, jah. Et loeb see, et kui suurt mõju nad on avaldanud üldiselt kogu maailmas oma valdkonnas. Ja siis, et sina usaldad neid raamatuid nii palju, et sa kasutad neid materjalidena oma siis töö juures ja oma õpingute juures. Ja oled nõus soovitama neid siis oma õpilastele ka? No vot jah, see põhjus, miks ma psühholoogiat läksin õppima, oligi see, et enne seda mul oli ju vaja peamiselt käia küsimas kellegi spetsialisti käest, et kas see raamat on ikka nagu päris tõsiselt võetav. Ja ma arvan, et need õpingud aitasid mul aru saada ja ka teraapiaõpingud aitasid tegelikult aru saada, et mis on üldse tõsiselt võetav. Ja sellest tulenevalt need raamatud, ma arvan, on tõsiselt võetavad. Et tänaseks on mul üsna selge arusaam seoses õpetamisega nii ülikoolis kui siis Kiirajärve pereteraapia koolis, et mis on tõsiselt võetav käsitlus ja millised raamatud on tõsiselt võetavad. Et me ikkagi anname välja neid raamatuid, mis lähtuvad mingisugusest tõsiselt võetavast või nagu vähemasti teaduspõhisest lähenemisest. Jah, võib-olla üks asi, mis mind tõmbaski Väikse Vankri poole, oli ka see, et kui ma pean midagi müüma, siis ma lihtsalt pean tundma, et see on päriselt kvaliteetne toode ja lihtsalt vaadates, mis sinu taust on, siis ma usaldan, et sa oskad valida häid raamatuid ja lihtsalt see ka, et väga paljud spetsialistid loevad ja kasutavad Väikse Vankri raamatuid enda töös, et see on siuke hea kinnitus mulle ka, et need tooted on väärt seda raha ja seda aega, mis me sellesse paneme. Jaa, ma arvan ka, et see kindlustunne on tegelikult oluline. Et praegusel on väga palju neid raamatuid, mis põhinevad kellegi isiklikul kogemusel, aga tihti see isiklikku kogemust saab tõlgendada väga erinevalt ja need järeldused lihtsalt mõnikord on mitte nii tõsiselt võetavad või mitte nii üldiselt suurele hulgale inimestele rakendatavad. Et need võivad kehtida 1 või 2 inimese kohta või 5 inimese kohta või võib-olla isegi 100 kohta. Aga siin on seda sorti raamatud on ikkagi sellised, kus juba 100 inimesed on näiteks, kui me räägime kaassõltuvusest või suhtesõltuvusest, et see on ikkagi kaassõltuvus ilmselt ikkagi 10 000 inimesi on endaga tegelenud nendest raamatutest tulenevalt ja saanud selliseid tulemusi, mis neid on rõõmustanud. Ja suhtesõltuvus, mis on natuke uuem raamat, et ka seal on ikkagi
tõenäoliselt tänaseks juba tuhandetesse on inimesed, kes oma arenguteel sellest raamatust on lähtunud ja saanud nagu palju abi. Et seda on testitud korduvalt ja autoril on päris palju tagasisidet ka, nii et ma olen küll üsna kindel, et need on väga head raamatud, mis suuresti peaks aitama nagu aru saada sellest üldisest pildist, jah. Et kuidas maailmas inimesed ikkagi enamasti käivad. No nüüd me natuke rääkisime teemadest kaassõltuvus ja suhtesõltuvus, et need on siis tänase saate teemad ka. Me võimegi siis liikuda järgmisse plokki, et saadagi natuke võib-olla siuke esmane ülevaade või sissejuhatus nendesse teemadesse, et kuidas sina defineeriksid suhte ja kaassõltuvust ja mis need üksteisest eristab? Ma arvan, et see on oluline küsimus selleks, et aru saada, et kumba raamatut nüüd lugeda või valida. Aga et muul juhul see küsimus võib-olla nagu nii suurt rolli isegi ei mängi, sest et vahet pole ausalt öelda, mis sildi me paneme mingile elus ette tulevale probleemile. Et kas ta nüüd on kaassõltuvus või suhtesõltuvus, et seal nagu suurt vahet ei ole. Küsimus on, mis sellega peale hakata või millist mõju see avaldab sinu suhetele. Aga põhimõtteliselt võib öelda seda, et kaassõltuvus on häire, mis on tekkinud lapseeas hooletuse jätmise tulemusena ja see hooletusse jätmine ei ole mitte nagu selline suur väärkohtlemine, vaid hooletusse jäämine võib olla lihtsalt see, kus lapse vajaduste, emotsioonide, soovidega ei ole piisavalt arvestatud või neil ei ole antud nagu olulist tähendust. Me püüame peamiselt teiste inimestega sobituda ja unustame ära enda. Ja see ulatub väga sügavale meie olemusse. Samas kui suhtesõltuvus on üks väga kindel käitumismuster. Ehk et siis suhtesõltuvus on nagu üks kaassõltuvuse variante. Või õieti öelda siis kaassõltuvusest tulenev stiil suhtes olemiseks, kus me paneme siis teise inimese endast palju olulisemale kohale, paneme selle suhte nii olulisele kohale, et me unustame ennast ära, see on suhtesõltuvus. Ja kaassõltuvus on siis üldse laiem, kus me püüame keskenduda peamiselt sellele, et olla teise inimese jaoks olemas, lähtuda teise inimese vajadustest, olla teise inimese nagu tuju ja meeleolu heaks tegija ja ma olen sõltuv sellest, kuidas tema ennast tunneb. Aga suhtesõltuvuses on siis suhe tähtsam kui mina. Ja see on natukene kitsam. Sellest võib-olla tuleb see nagu kõige baasilisem erinevus üldse kaassõltuvusel ja suhtesõltuvusel. Nii et kaassõltuvus on selline üldisem termin ja suhtesõltuvus on kaassõltuvusest üks alaliik, kaassõltuvusest tulenev sõltuvuskäitumine. Aga milliseid märke siis inimene võib-olla peaks oma suhtes jälgima, et aru saada, kas tema kogeb suhte või kaassõltuvust? Mis seda iseloomustab? Kaassõltuvuse märgid laiemalt ja need käivad käiks ju suhtesõltuvuse kohta, sellepärast et suhtesõltuvus on üks osa kaassõltuvusest. Laiemalt need märgid on need, et kui ma võtan liigselt vastutust teise tujude, meeleolu, vajaduste rahuldamise, rahulolu eest ja samas eitan enda vajadusi. Ja ma lähtun sellest, et minu roll ongi teda aidata, siis tegemist on nagu kaassõltuvusega laiemalt. Aga kui ma nüüd hakkan mõtlema partnerist kui nagu millestki, ilma milleta ma ei saa elada. Ja mul on raske olla üksinda ja ma kardan, et kui ta mind maha jätab, siis on elu läbi põhimõtteliselt või siis ma olen nagu väga suures hädas. Siis võib öelda, et eks ju tegemist on suhtesõltuvusega. Et ma panen teise inimese pjedestaalile ja tema heaolust sõltub minu heaolu. Siis on tegemist juba suhtesõltuvusega. Ja siin on nii oluline see, et kui ma hakkan märkama, et igal juhul ükskõik mis, aga ma ei taha, et see suhe katki läheks, siis on tegemist suhtesõltuvusega.
sa mainisid, et kaassõltuvus saab alguse lapsepõlveaegsest hülgamisest, aga kui või see suhtesõltuvus on siis nagu osa kaassõltuvusest, siis tegelikult ka suhtesõltuvusel on need samad juured, eks ole? Jaa, aga nüüd, eks kui me alustame suhtesõltuvusest ja ma arvan, et me peaks neist rääkima tegelikult eraldi, sellepärast, et kui me hakkame neid nagu võrdlevalt rääkima, siis läheb maru keeruliseks ja võib-olla neid nüansse on raskem tabada, aga põhimõtteliselt suhtesõltuvuses on laps kasvanud üles keskkonnas, kus ta kas siis on olnud vastutav teise inimese tunnetest. Oskad mingeid näiteid tuua? No näiteks sa tulid koolist hiljem koju ja sa tegid mu tuju lihtsalt nii halvaks, ma muretsesin ja nüüd mul on terve õhtu rikutud. Või kas see võib olla seotud sellega, et kui sa oledki näiteks oma pere kõige vanem laps ja sulle on lihtsalt antud see kohustus, et sina vaata oma nooremaid õdesid-vendasid, on ju, et siis see justkui võib ka seda tekitada. Jaa, täpselt. Et need on kõik need asjad, mis põhjustavad seda, et ma hakkan olulisemaks pidama teisi. Ja siin ma ka ju, kui ma olen tegelikult siis lapsena pandud teisi lapsi valvama või teisi lapsi vaatama, et nendega midagi juhtuks, siis ma tegelikult vastutan vanema ees nende laste heaolu eest. Ja see paneb mulle nagu topeltkoormuse või sageli on näiteks hästi suhtesõltuvus, hästi tavaline muster, mis suhtesõltuvust tekitab, on see, kui üks vanem kurab, et ma ei tea, et mul selle isaga on ikka nii halb ja ma ei tea, mis ma peaks küll tegema, et mis sa oskad mõelda või soovitada. Või siis vastupidi, et ma ei tea, et kas ma peaks emast lahku minema või et ütle, mis sa arvad, et kus sulle tundub, on ju. Et see vanemad küsivad laste, ja panevad lapse siis olukorda, kus nad nagu on kahe vanema vahel. Et need kõik on need, kus sellised olukorrad, mis nagu tekitavad lapses sellise tunde, et ta on nagu väljapääsmatus olukorras. Ja igal juhul ta kedagi reedab. Ja kui sellised olukorrad muudkui korduvad, siis lapses hakkab tekkima see tunne, et tema ongi see, kes tegelikult nagu vastutab selle eest, et vanemad üldse saaksid hakkama. Tema peab olema see, kes oskab nõu anda, tema peab olema see, kes oskab stabiliseerida, samas tema peaks ju saama vanematelt turvalisust siin maailmas, et see vanemate suhe peaks olema selline, et laps tunneks ennast turvaliselt. Aga tema, siis see väike inimene või vahel ka murdealine, peab olema see, kes sellistes nagu mittetoimivates peredes peab olema see, kes siis nagu loob seda stabiilsust ja see on talle üle ju käib, täitsa kindlasti. Ja ühtlaselt jääb ilma ka oma lapsepõlvest. Nii et see on see probleem, mis põhjustab nii suhtesõltuvust kui kaassõltuvust, hakkab lihtsalt liiga palju tähelepanu pöörama suhetele ja sellele, et teistel inimestel oleks hea. Ja sellest pole iseenesest midagi, et teistel oleks hea, aga ta hakkab seda nii tegema, et unustab ennast ära. Ja probleem on selles, et me ei märka ennast suhtes. Kui me oleme suhte või kaassõltlased, siis me ei märka seda, mida meie tegelikult vajame. Ja sellest tuleb probleem. Mul tekkis kohe siuke mõte või küsimus, et nüüd kui me siis teame, et kaassõltuvus tekib lapsepõlves, just seotud siis selle hüljatusega, vanemate poolse hüljatusega, siis kuidas sina kui lapsevanem, mida sa tegema peaksid, et sinu laps ei oleks tulevikus siis kaassõltlane või et ta ei peaks isegi tundma siukseid tundeid? Jah, see on nüüd keeruline küsimus. Sellepärast, et see kõige esimene asi, kust lapsed võtavad üldse endale arusaamise, kuidas elu käib, on see, et nad vaatavad. Ja kui nad vaatavad ja näevad ebafunktsionaalseid mustreid oma peres, oma vanemate vahel. Seda nad algselt tegelikult ei näe, see on nende jaoks normaalsus. Näevad? Nad näevad, et see on, nad saavad aru, et see ongi normaalne. Jah, seda mõtlen. Ja, et dysfunktsionaalsus ongi nende jaoks normaalne. Ja sellega me loome tegelikult järgmise põlvkonna, kes käitub täpselt samamoodi dysfunktsionaalselt. Ehk et see esimene samm on see, et tuleb üle vaadata, et kas ma ise olen äkki suhte või kaassõltlane üldse kõigepealt. See on tõesti hea. Ja teine asi on see, et siin kaassõltuvuse raamatus
on tegelikult suurepärane kokkuvõte sellest, et mis on need kaassõltuvuse allikad, kust nad pärinevad üldse. Ja siin on väga erinevaid asju. Kui ma ütlen, et need põhisümptomid on kaassõltuvuses, ma loen kohe ette, eneseaustuse hoidmine, raskused toimivate piiridega, oma isikliku reaalsuse omaks võtmise ja väljendamisega on raskused, oma vajaduste ja soovidest hoolitsemisega on raskused ja mõõdukuse säilitamisega reaalsuse kogemisel ja väljendamisel on raskused, siis on üsna võib-olla juba siit nagu aru saada, et kuidas lapsel võiks tekkida probleemid eneseaustuse hoidmisega. No mida siis vanemad teevad, et lapsel eneseaustust on vähem? Ju nad tõenäoliselt midagi taga teevad, et ütlevad, et sinu jutt pole üldse oluline, sinu tunded pole tähtsad, sa ei tea midagi, meie teame õigesti, kuidas asjad on, eks ju, lapse arvamust ei kuulata, tema emotsioone ei peeta oluliseks. Ja seda isegi ei pea ju väljendama verbaalselt, et see lihtsalt, et kui sa käitudki niimoodi, et jah, et ma ei kuulasin. Ja toimivate piiride seadmine. No kui vanematel endal ei ole piire või ei ole piirid paigas, tavaliselt on siis kas ikkagi liiga tugevad piirid, ehk siis meil on väga selged reeglid, mis ei muutu, kuidas elu peab käima, vot sina teed nii ja kõik on ja. Mina ütlen ja sina teed. See käib näiteks soo stereotüüpide kohta ka. Millega iganes. Ma arvan, lastekasvatus üldse on see, et väga paljud vanemad ikkagi proovivad kasvatada mugavaid lapsi ja mugavate laste kasvatamise eesmärk või tulemus on see, et ma loon liiga ranged piirid, millest ma ise kinni ei pea, aga lapsel sun kinni pidama ja tulemuseks on mingi jama. Või siis on teine pool, kus vanemad on ülijäreleandlikud, ülimalt nagu lapse vajadustega arvestavad, enda vajadusi ära panevad ja siis õpib laps, et nagu jällegi piir ei ole. Või siis on füüsiliste piiride puudumine, näiteks, et last võib puudutada, lüüa, mida iganes ilma selleta, et tal ei ole mingit õigust või teda võtta ja tõsta ühest kohast teise. Et tal ei ole mingit õigust ise arvata, kas ta tahab seda või ei taha. Siis see on juba ka, eks ju, füüsilistest piiridest üleminek. Ja me absoluutselt anname lapsele sõnumi, et sinu piirid pole tähtsad. Ja nii edasi ja nii edasi, nii et tegelikult on terve hulk väikseid käitumisi, mida me teeme täiesti loomulikult, mis kahjustavad kas siis laste piire, laste enese hinnangut. Tal on raske võib-olla tulevikus mingit oma isiklikku reaalsust omaks võtta, kui ükskõik, mis ta räägib, öeldakse, see pole tähtis. No, kuidas saab ta endal kujundada maailmapildi, kui kõik tema maailmapilt on vale? Siis ta peabki kogu aeg teiste käest ainult küsima, et kuidas ma siis elama pean või kas ma tegin õigesti või kas ma värvisin selle õigesti. See on täpselt ju selle tulemus, et kogu aeg öeldakse väljast poolt, et see on hästi, see on halvasti, see on õige, see on vale. Siis jääbki probleem selle, võib-olla lapse selliseks täiskasvana probleemiks, et tal ei ole enda sees seda toetuspunkti, kus ta teaks, mis talle meeldib, mis talle ei meeldi, sest ta on kogu aeg püüdnud elada õige vale järgi. Ja nii edasi, siin on terve raamat sellest, et mis siin siis nagu toimib. Pealkirjad on puudulikult toimivas perekonnas kasvav väärtuslik laps. Mis siis toimub selle lapsega, kes sündides on väärtuslik, aga perekonnas ei panda seda tähele, ei peeta seda oluliseks. See hakkab andma hilisemaid käitumistulemusi päris nagu tugevasti ja ma arvan, meis kõigis on seda kasvatust. Hoolimata põlvkonnast tänaseks ka. Tõesõnaga kuulaja, kui sa tundsid midagi ära enda juures või oma tuttava juures ja või sul on rohkem huvi, siis saad süveneda Väikse vankri raamatusse Kaassõltuvus. Ja kui me nüüd räägime suhtesõltuvusest, siis suhtesõltuvuse nagu selline eriteema on veel see, kus laps kogeb emotsionaalset hülgamist, ehk et ta kogeb olukorda, kus ta jäetakse üksi, kui ta on hädas. Ja kui see on pidev, siis ta õpib kahte asja. Esiteks, et ei ole mõtet üldse minna oma probleemiga, sest siis kõik lähevad minema, ütlevad, mina siukse jonnipunniga ei räägi või mine oma tuppa või veel hullem, karistatakse teda selle eest, kui tal on kas mingi probleem, kui tal on mingid emotsioonid, minge lahendage oma tüli ära, muidu ma olen mõlemale kere peale. Et aga lapsed ei oska. Ja siis tulemuseks on see, et täiskasvanu
hakkab ta tegelikult kõige rohkem vaeva nägema sellega, et mitte olla hüljatud. Mina olen ju lugenud suhtesõltuvusest vabaks raamatut ja seal Pia Mellodi kirjeldab kahte düsfunktsionaalset rolli. Ongi suhtesõltlane ja suhtevältija, et kuidas nende vaheline see suhtlus välja näeb, kuidas see tsükkel võib-olla välja näeb või see muster. Ja siin üldse peab kõigepealt aru saama, et kust üldse tulevad suhtesõltlane ja suhtevältija. Et suhtesõltlane, nagu siis raamatu pealkiri ütleb, on siis see, kes vajab seda suhet ja tema on kogenud lapsena hülgamist. Suhtevältja seevastu on lapsena kogenud küll hülgamist, aga see hülgamine on sellises vormis, et teda küll emotsionaalselt ja intellektuaalselt ja vaimselt ei toetata, küll aga nõutakse temalt igasuguseid asju. Ehk et nagu keegi lendab peale ja kogu aeg tahab midagi, mine tee seda, sina pead vastutama sellest, sina oled see. Ehk et ta on tundnud nagu eriti intensiivset survet terve lapsepõlve. Okay. Ja vahel isegi ka mitte lapsepõlve, vaid näiteks mõnes oma varases suhtes on tundnud intensiivset survet, et tema peab olema mingi kindel, ta peab olema selline, tolline, tegema seda, toda, vastutama selle, tolle ja kolmandast. Ja sellest tekib tal tunne, et ta ei jaksa, ta ei viitsi, ta ei taha. Või siis ta jaksab, aga on vihane. Ja nüüd, kui need kaks inimest saavad kokku, siis mõlemal on liikuma panevaks jõuks see, et mõlemad kardavad seda, et see suhe ei jää püsima. Sest tegelikult suhtesõltlasel on vaja suhet, selleks, et tunda ennast hästi. Tal on vaja kellestki teha endale jumal. Kellestki teha see, kes on nagu nii oluline, et ilma temata ei ole võimalik. Või vähemalt ilma temata on nagu uskumatult raske. Et kui see suhe läheb katki, siis on nagu, ma ei tea, mis minust saab. See on suhtesõltlase nagu mõte. Suhtevältja mõte on aga see, et tema tahab ka suhet. Ega kellelegi ei meeldi hüljatud olla. Aga tema ei taha seda, et see suhe läheks liiga intensiivseks, liiga lähedaseks. Sellepärast, et ta kardab, et siis kordub jälle see, mis oli vanasti. Et mulle lennatakse peale, minust hakatakse tahtma midagi, kõiki asju on ju. Ja tema püüab hoida kogu aeg seda distantsi. Ja see annab suhtesõltlasele signaali, et tal on vaja rohkem intensiivsemalt lähedust luua, sellepärast, et muidu see teine põgeneb ära. Tõlgendab suhtevältja mustrit sellena, et nagu ta ei taha muga väga suhtes olla. Ja siis tema lendab peale ja suhtevältja põgeneb ja see lendab peale ja suhtevältja tunneb jälle, et seda on liiga palju ja läheb eemale. Ja niimoodi see mäng käib neil. Ja siis vahepeal, kui suhtevältjal saab mõõt täiesti täis ja ta läheb ära, siis suhtesõltlane võtab ette väga radikaalseid meetmeid, et nagu saada see suhe kuidagi tagasi või maksta kätte. 2 võimalust. Okay. Ja suhtevältja jällegi vaatab, et kui ta on juba kaugel läinud, siis tundub, et tegelikult võiks ju jälle natuke lähemale tulla, sellepärast, et nii hull ei olnud midagi ja nii see mäng läheb edasi või siis tehakse seda kellegi teisega. See on see muster. Ehk et üks kogu aeg põgeneb, hoiab eemale, loob seinu, teine kogu aeg püüab lähemale saada ja siis on vihane, pettunud ja häiritud. Ja võib-olla suhtes sõltlast tunneb ära hästi selle järgi, et ta on endale lapsest saadik, kui ta on hüljatud olnud, siis on loonud endale pildi, et tuleb keegi, kellega koos, mul saab olema nii tore ja siis me oleme kogu aeg koos ja käest kinni kõnnime päikeseloojangusse ja elu ongi selline, kus me teeme kõike koos ja nii edasi. Ja see on natuke liig, see ei ole tegelikult nagu terve suhe, vaid see on üleseotud, väga intensiivne üleseotud suhe. Ja miks ta valib suhtesõltlase on see probleem, või see muster kõige tavalisem, et me valime selle, mis on tuttav. Aga suhtesõltlane on üles kasvanud vanematega, kes ju hoiavad eemale, muidu kes te oleks saanud suhtesõltlane. Et kuna need vanemad on ise hülgajad, siis nende käitumine
on tuttav ja teda tõmbab selle tuttava poole ehk et ta teab, et vot selline käitumine, ma tean, kuidas see käib, on ju, ja siis ta leiabki peaaegu eksimatult selle suhtevältija ja teeb proovib temaga suhet teha ja algus ongi tore, sest suhtevältija loodab, et kui tore, et ma saan endale sellise toreda intensiivse suhte, kus ma ei pea ise väga palju pingutama. Sest et teine pool teeb nii palju ära, kuna see suhtesõltlane tahab nii väga sinna suhtesse minna, suhtevältijal on lihtne, tema on lihtsalt nagu okei, et ma ei peagi palju pingutama. Ja siis ühel hetkel hakkab tema kartma, et nüüd on liiga palju. Minu jaoks oli huvitav see, et kui algselt need kaks inimest ennast üksteist leiavad, et siis on nagu see mingi peibutamise faas, et siis me käitume nagu normaalsed lämmastavad inimesed, aga lõpuks me ikkagi jõuame sinna mustrisse tagasi, et liiga palju on mulle või et miks ta ei taha mind piisavalt, et nagu see on huvitav minu arust. Selle peibutamisega on huvitav lugu, et peibutamist teeb üks suhtevältija. Tema on siis see, kes suhtesõltlasele annab signaale, et see suhtesõltlane on nagu hirmus äge ja tore ja eriline ja nii edasi. Sellepärast, et talle tundub, et ta ongi teistsugune. Ja see on see viis, kuidas tema suhteid loob, sellepärast, et ta on lapsena pidanud tegelikult ju kogu aeg oskama nagu seda peale tükkivat suhet reguleerima ja samas ega tema ju ei ole harjunud ka kaugel olema, sest talle on kogu aeg väga intensiivselt survet avaldatud lapsepõlves või varasemates suhetes. Ja järelikult ta peab oskama seda reguleerida, sest niipea kui teine läheb liiga kaugele või jääb liiga kaugele, nii tunneb tema kannast halvasti. Lihtsalt kui suhtesõltlasel on see, et ma tahan lähedast suhet teadlik, siis suhtevältijal on see, et ma tahan lähedast suhet alateadlik protsess, sellepärast, et ta ei ole olnud kunagi üksi, ta ei tea, kuidas üksi olema käib. Ta on kogu aeg harjunud, et keegi kuskil on väga intensiivselt tema seljas, mis on väsitav ja ta tahab sellest lahti saada. Aga tegelikult, kui ta sellest lahti saab, siis ta ei oska olla. Ma ei tea, see väga meenutab mulle lihtsalt neid mingi klassikalise teismeliste mingi on-off suhteid, et nad on jälle koos või nad on jälle lahus, et kas seal võib juba rolli mängida see ka suhtesõltuvus või see lihtsalt see, et me oleme noored ja lollid ja me lihtsalt ei oska nagu. Ma arvan, et meie kultuuris kõik meie muusika, meie filmikunst, meie kirjandus nagu promob sellist üleseotud suhet. Nagu see oleks tõeliselt hea ja ainuvõimalik suhtes olemise viis. Ehk et meie kultuur promob kaassõltuvust põhimõtteliselt ja suhtesõltuvust. Sest kõik need laulud, et ilma sinuta ma ei suuda elada ja nii edasi on ju, ja kõik need raamatud ja Romeo ja Julia, need on kõik suhtesõltuvuse raamatud. Mõnes mõttes see on tõesti huvitav, sest et meil on, ma ei tea, mina olen ju 25 saamas, meil on see, et kui kättesaadav sa oled, vaata. Et tänapäeval tekstimisega eriti, et kõik on ju kättesaadavad, siis on see, et keegi kirjutas mulle, kes mulle meeldib, nüüd ma pean istuma meelega tund aega, enne kui ma talle vastan. Et see fake siuke kättesaamatus või nagu see sama nagu peibutamise mäng. Et see on, mõnes mõttes ma täiega näen seda. See on kultuur ja jumala pärast ärge uskuge seda, et terve suhe on see, kus kaks inimest soovivad koos olla ja lähtuvad endast, mitte teisest, veel enam kolmandast, kes ütleb, et nii, nüüd sa pead 45 minutit, aga mitte rohkem, mitte vastama. Eks ju, ma ei lähtu endast, ma lähtun teisest. Ja see oleks sama põhimõtteliselt see, millest sa räägid, on see, et ma olen tööintervjuule ütlen, et ma oskan portugali keelt. Ja siis tööl selgub, et sa ei oska. Siin sa ka, eks ju, ütled, et ma oskan olla eraldi ilma, et mul tekiks probleeme 45 minutit, ma ei pea vastama, aga siis nagu, kui sa päriselt hakkad suhtes olema, siis selgub, et tühjagi sa ei suuda. Sest et ma arvan, et suhtesõltuvus on väga levinud. Ja ma arvan, et paljudel inimestel on see probleem, et me ei suudagi olla nagu, miks üldse see 45 minutit on teemaks. See on see, et kõik tahame kohe pea eest tormata sinna suhtesse või väga paljud inimesed vähemalt tahavad.
ja ma arvan, et see ei ole väga tark, et kõige targem või ainuke asi, millest sa saad lähtuda, on see, et kui mina olen mina, siis lõpuks jääb minuga kokku see inimene, kes minuga sobib. Aga kui ma lähtun sellest, et mulle see inimene meeldib, ma tahan temaga suhet, siis sa jõuad kindlasti suhtesõltuvusse. Et kui sa alustad sellest, et suhe on tähtsam kui sina, siis sa igal juhul jõuad suhtesõltuvusse, tee, mis sa tahad. Siin nagu ei ole valikut. Okei, süveneks siis sellesse raamatusse ka nüüd, et suhtesõltuvusest vabaks. Selle originaaltiitel ongi inglise keeles Facing Love Addiction. Kuidas sa jõudsid selle raamatuni? Miks sa otsustasid, et just see on see raamat, mida kirjastada? No me Pia Melody esimest raamatut Kaassõltuvust andsin välja ja seda me oleme ikka müünud nüüd. Ma tõesti ei tea, kui palju, aga ma arvan, et vähemalt 6000. Kindlasti kohe. Ühesõnaga on teemas. ja loomulikult see ongi teema, sellepärast, et see on kõige suurem teema teraapias üldse. Ma arvan, et need paarid, kes satuvad teraapiasse või need peresüsteemid, kus on probleeme vanematega või on probleeme täiskasvanud lastega või kuidas pidi iganes me seda vaatame, et need on kõik kaassõltuvuslikud süsteemid. Ja sellepärast ma arvan, see raamat võiks olla kooliõpik, kui ta ei oleks kooli jaoks võib natuke keeruliselt kirjutatud. Et see eeldab natukene suuremat huvi mingi teema vastu, et lihtsalt kohustuslikult lugeda, aga põhimõtteliselt kaassõltuvusega peaks kursis olema iga inimene. Sest et ma arvan, et väga vähesed õnnelikud on need, kes on üles kasvanud peres, kus lapse vajadustega, lapse mõtetega, lapse tunnetega arvestatakse, peetakse neid oluliseks ja last peetakse sama oluliseks inimeseks peres kui iga teist. Ja ei peeta teda tähtsamaks kui iga teist. Ja kus vanematel on nii head piirid, et nad võivad olla lapsele eeskujuks piiride osas, et selliseid peresüsteeme on lihtsalt väga vähe. Ehk siis kaassõltuvus peaks olema nagu, ma arvan, väga suurele hulgale peredele nagu igapäevane toimimise viis lihtsalt on kaassõltuvus. Hea piibel. Ja suhtesõltuvus on lihtsalt nagu see, kus see on keeratud nagu kraadi võrra kangemaks just nimelt paari suhtes. Et siin räägitakse suhtesõltuvusest, mis on selline, et sa ei suuda nagu suhet hoida, aga paljud elavad ju suhtesõltuvusega väga pikki suhteid koos, sest neil on piisavalt ressurssi, et seda suhet hoida. Neil on piisavalt energiat, neil on piisavalt kannatlikkust, neil on piisavalt probleemilahenduse oskusi. Et nad elavadki selle suhtesõltuvusega, lihtsalt nad kulutavad kohutavalt palju energiat selle peale. Et kuidagi toime tulla selles süsteemis. See on see probleem. Ja kui toime ei tule paar, siis ma ei tea, ma arvan küll, et see on, siit leiab igaüks mingeid punkte. Loomulikult, kui me paneme diagnoosi, mis on, ma ei tea, psühholoogiline diagnoos, mida pereteraapis üldse ei panda. Aga kui me paneks diagnoosi, öelge mulle, kas see sõrm on mul liiga pikk või liiga lühike. See on täpselt nii, et siin ei ole väga selget vahet, et kust see diagnoos algab. Et mõnel on ühe teemaga probleeme, mõnel on teise teemaga probleeme, suhtesõltuvuses, ma ei tea. Vahel on isegi raske öelda, et kumb see nüüd siin täpselt on see eemalduja ja kumb see on suhtesõltlane või siis kumb on suhte vältija. Sest need rollid tegelikult võisid vahetuda, nagu ma aru sain. No kõige hullemal juhul nad veel vahetuvad, jah. Ja eri inimestega sa võid olla eri rollides. Et võib-olla oma kaaslasega sa oled vältija ja võib-olla oma sõbraga sa oled just sõltlane või vastupidi. See oli ka huvitav minu arust. Aga jah, et kui sa ise oledki nüüd lugenud seda raamatut, mis sinu jaoks võib-olla oli kõige üllatavam või mingi mõjuvam avastus, mida sa võib-olla enne ei teadnud või ei mõelnud? No ma arvan, et see, millele ma enne ei mõelnud, on see, et see on ikkagi peaaegu, et see on ikka kultuuri osa nii sügavalt. Et see on see, kuidas me idealiseerime suhteid, on suhtesõltuvus. See on idealiseeritud suhe. Ja selge eristunud suhe on ikkagi sellest väga erinev. Et eristunud suhe ei lähtu mitte mingist olemasoleva suhte püsimajäämise vajadusest, vaid lähtub iseendast. Ja see kõlab nagu väga südametult võib-olla, et ma ei pea siin suhet hoidma
vaid ma pean endast lähtuma, aga kui sa arvestad, et ka sinu vajadus on suhe, et lihtsalt see vaatepunkt muutub. Kas ma vaatan suhet kui seda, mida mul on vaja, või ma vaatan suhet, mida ilma milleta ma ei saa elada, on üsna erinev. Ja ma arvan, et siin asub see erinevus sellest, et mis on suhtesõltuvus ja mis on terve suhe. Terve suhte puhul ma lähtun endast, olen seda vist juba 3 korda öelnud. Minul, kui ma seda lugesin, mis mul jäi meelde veel oli see, et inimesed, kellel on sellised dysfunktsionaalsed harjumused nii-öelda, et nad on kas sõltlased või vältijad, et nad ei jää pikaajaliselt kokku inimestega, kellel seda traumat ei ole, et just need ongi koos, kellel on mingi trauma, et see oli hästi huvitav. Ja võib-olla lihtsalt isiklikult, kui ma seda lugesin, siis see oli naljakas, et kui ma nagu lugesin esimese peatüki ära, siis ma olin nagu mingi, nii tore, mul ei ole ühtegi, ma ei ole suhtesõltlane, mul ei ole ühtegi mustrit ja siis, kui ma lõpuks jõudsin nagu raamatu lõppu ja võib-olla vaatasin neid nagu harjutusi, mida iseseisvalt läbi teha, siis ma olin nagu mingi, tegelikult mingid mustrid on küll, millega peab tegelema, et see ei olegi võib-olla nii, kui sa ei ole selle peale mõelnud, siis see ei ole nii siuke must-valge võib-olla, et see on asi, millesse süveneda. Ja kaassõltuvus kindlasti teema, millega tegeleda. Teraapia peamine põhimõte on see, et kui sa saad ilma hakkama, siis ei ole mõtet hakata seda nagu parandama kuidagi või sellega tegelema. Et kui sul ei ole nii suurt häda, et sa pead kuskile teraapiasse minema, siis lase samamoodi edasi. Okay. Sest see suhtesõltuvus ei ole see selline asi, mis võib olla nii tugev, et ma ei saa üldse hakkama. Kui sul on palju ressurssi ja kui sul need jooned ei ole nii tugevad, siis miks sa peaksid nagu hakkama tegelema sellega? Võib-olla ainult sellepärast, et oma lastele mõelda, et nemad saavad albumudeleid. Aga põhimõtteliselt sa ei pea minema teraapiasse ja need, kes teraapiasse juba tulevad, sest neil on nii halb, siis ma arvan, et seal on see teadvustamise tase oluliselt kõrgem, seal on selle tase oluliselt kõrgem, ma saan aru, kui palju energiat ma raiskan. Ja siis tekib motivatsioon ka nende asjadega tegelemiseks ja ma arvan, et igal inimesel on asju, millega töötada, et see ei ole nagu kunagi mingi probleem. Ega siis teraapia ei ole nagu, öeldakse, et teraapia võib-olla nagu vanasti oli autoga sõideti nii kogu katki läks, on ju, siis parandati. Et see on teraapia. Tegelikult teraapia on ikkagi praegu see 15 või 30 000 kilomeetri hooldus, mida oleks nagu tark teha lihtsalt. Et mul ei pea olema mingid suuri hädasid. Ja siin ma arvan, et seda võib vaadata ühelt poolt või teiselt poolt, aga et kui ma siiski leian, et ma tahaks käia autoga hoolduses enne, kui see katki läheb, siis võib-olla oleks mõistlik seda hooldust teha ja vaadata, et ma ei pea kohe kindlasti mingi katastroofilise asjaga teraapiasse tulema. Aga et paljud inimesed võib-olla õnnestub enne ära surra, kui üldse need asjad nii hulluks lähevad, on ju, et ma peaks teraapiasse tulema, et paljud ilmselt loodavad selle peale. Et jah, see on igaühe oma vaba valik. Aga et kui juba teraapiasse on tuldud, siis ma arvan, et selliste teemadega tegelemine, nagu siin raamatus on, nendest on palju kasu, lihtsalt sa ei raiska nii palju energiat oma elus enam. Me oleme tegelikult rääkinud ka, et üks põhjus, miks Väike Vanger eksisteerib, on see, et sul oli vaja mingit võimalust endale luua, on ju, õppematerjale ja võib-olla materjale oma klientidele või mis iganes, et kuidas sina spetsialistina või terapeudina oled kasutanud neid raamatuid oma töös või kuidas saaksid spetsialistid neid samu raamatuid oma töös kasutada? Ma arvan, et see esimene asi on üldse selle mõtteviisi omaks võtmine ja äratundmine terapeudina. Et kuidas ma üldse õpin nägema seda, mis on suhtesõltuvus ja mis on kaassõltuvus ja selles osas need raamatud on ülihead. Klientidele, miks nad kasulikud on lugeda, on esimene asi juba see, et ma saan aru, et ma ei ole üksi, mis on alati suur probleem, et ma tunnen, et minu probleemid on unikaalsed ja ma ei saa, keegi ei tea, kuidas seda lahendada, siis loed ja näed, et neid inimesi on tuhandeid ilmselt, kellel on samasugused probleemid olnud. Lisaks siin on sammud, mida Pia Melody on oma keskuses katsetanud.
nende inimeste peal, sealhulgas ka enda peal, kes on siis suhtesõltuvuse teemadega pöördunud või kellest on välja tulnud, et tegemist on suhtesõltuvusega. Ja need on läbiproovitud viisid lihtsalt, mis aitavad teadvustada seda, et mis minuga toimub, miks ma ennast nii tunnen, miks mul nii halb on, miks ma ei suuda kunagi suhted luua, miks suhted kuidagi püsima ei jää. Et need harjutused aitavad mul kontakti saada sellega, mille ma olen muidu endast ära peitnud või endast ära peitnud, on ju. Ühe osa endast olen ära peitnud. Ja need harjutused aitavad kontakti saada, need harjutused aitavad muutusi teha. Et selleks on see kindlasti see raamat väga kasulik. Ja võib-olla ka motivatsiooni tekitada, et see üldse on võimalik. Ja siin on ju sammud näha, et kuidas, mida võiks üldse teha, kuidas seda võiks teha, mis on töötanud. Et me ei ole üksi lihtsalt seda raamatut lugedes, sest see viimased 50 lehekülge on pühendatud sellele, et kuidas moodi see tervenemise tee üldse välja võiks näha. Kas sina siis ütleksid, et kaassõltuvus on raamat, mida võiks tegelikult igaüks lugeda ja suhtesõltuvusest vabaks on siis võib-olla miski, millesse võiksid süveneda siis, kui sa tunned selleks vajadust? Seal inimestest on tõenäoliselt suuremad või väiksemad suhtesõltuvuse tunnused. Ma julgen üsna niimoodi väita seda raamatutest värskelt lugenuna ja olles töötanud paljude inimestega, et me oleme kasvanud keskkonnas, mis meie kasvatus soodustab suhtesõltuvuse teket ja meie kultuur soodustab suhtesõltuvuse taga olevate hoiakute kandumist põlvest põlve. Nii et siin ei ole küsimustki, kelle jaoks see raamat on. Et seda peaks lugema igaüks, et aru saada, et kui palju või mida mina nendest asjadest ise teen. No näiteks, et kui palju ma siis ikkagi pean suhet olulisemaks kui iseennast. Või kui palju ma panen esikohale, ma ei tea, selle, et ma pean teise inimese eest hoolitsema, muidu ma ei ole väärtuslik. Versus, et ma pean enda eest hoolitsema kõigepealt. Ja siis, kui aega ja energiat üle jääb, siis loomulikult aitama teisiga. Aga et niipea, kui mul need mõtted tekivad, et ma pean ikkagi, siin ma ei saa ja nii ma ei tohi teha, siis ta tunneb ennast halvasti ja nii edasi, siis me juba räägime tegelikult suhtesõltuvusest. Et selles mõttes ma arvan, et kõik võiks seda lugeda. Aga nüüd, kes peaks seda lugema, kui sa jaksad, siis ei pea veel. Pole hullu. Et lihtsalt kui energiat hakkab väheks jääma, siis ma arvan, et see on see raamat, mis seletab, kuhu see energia läheb. Okay. Sest et väsimus ja kurnatus tekib valest vastutusest ja see on raamat valest vastutusest. Kuhu panna vale vastutus. Või kuidas ma panen kogu aeg, võtan vastutust valede asjadest. Ja siis sellepärast olen väsinud. Okei, me oleme rääkinud nendest teemadest süvitsi, me oleme rääkinud nendest raamatutest süvitsi. Nüüd on siis küsimus, et kuidas me nüüd siis tervenema hakkame, et kuidas see protsess võib-olla välja näeb ja need sammud, et kui ma lugesin seda, siis mis mulle jällegi meelde oli huvitav, et Pia Mellodi ütles, et enne kui sa hakkad võib-olla suhtesõltuvusega tegelema, sa peaks tegelema nende sõltuvustega, mida sa teed väljaspool suhet. Seega, kui sa oled, ma ei tea, alkohoolik, sul on võib-olla ülesöömisprobleemid või gambling on ju, või mis iganes mängusõltuvused või mis iganes muud sõltuvused, et kõigepealt tegeleda sellega ja siis alles tegeleda suhtesõltuvusega, et see oli minu jaoks hästi huvitav, sest et siis on nagu, et issand jumal, ma pean enne nagu mingid muud probleemid ära lahendama, enne kui ma saan hakata nagu suhtesõltuvusega tegelema, aga jah. Jaa, aga tihti on nii, et kui mu eneseväärtustunne on madal, siis ma püüan seda eneseväärtustunnet või seda auku, mis sellest madalast eneseväärtustundest tekib enda sees, proovin täita mingi muu sõltuvusega. Olgu see siis suhted või ükskõik mis muu. Ja tihti sellega käib kaasas mingi muu sõltuvus, eriti suhte vältjal. Et temal ongi see teine sõltuvus ka, mille abil ta püüab välja saada sellest
tundest, et keegi teda proovib kogu aeg kontrollida ja et see reaalsus on tema jaoks liiga raske. Et see on normaalne protsess, ma arvan, jah. Et see on kindlasti üks asi, aga noh, ma ei tea, ma hea meelega ei hakkaks siin neid samme läbi käima, sest need lähevad nagu nii spetsiifiliseks, et võib-olla see kõige üldisem printsiip on see, et esimene samm on teadlikuks saamine sellest, mis ma teen ja kuidas ma üldse oma energiat raiskan ja loon olukordi, kus ma ei taha olla. Ja loon selliseid suhteid, kus ma ei taha olla ja kus ma tunnen ennast väljapääsmatus olukorras. Ja kui ma aru saan sellest, miks need asjad juhtuvad ja miks ma seda kõike teen või miks ma olemasolevates suhetes olen vihane või ei suuda oma emotsioonidega toime tulla piisavalt hästi või tunnen kogu aeg, et nagu keegi teine ei taha mu eest hoolitseda, mis on näiteks, eks ju, üks kaassõltlase tunnuseid on ju, või suhtesõltlase tunnuseid, et ma olen vihane, et teine ei tee seda kõike mulle, mida ma vajan. Ja ma olen sellest väga häiritud ja lähen endast välja ja mul tekivad tugevad irratsionaalsed tunded. Siis on üsna selge, et siin tegemist ei ole nagu selle konkreetse suhtega, vaid need irratsionaalselt tugevad tunded või see ülereageerimine tuleneb sellest, et mul on lapsepõlvest ja varasematest suhetest selline kogemuste pagas ja ma reageerin nende peale. Et suure hulga sellest annab see väsimus, et jälle juhtub see kõik muu ja siis ma, eks ju, reageerin väga tugevasti. Nii et see teekond algab kuskilt sealt, et ma kõigepealt märkan neid asju, mis minuga toimub, kuhu mu energia kulub, mis minuga üldse toimub, miks ma ei ole oma eluga nii rahul, kui see võiks olla, miks mu suhe on nagu koorem, mitte nagu see, mis aitaks mul lihtsamalt elada. Et kui ma mõtlen, et kui ma suhtest väljas elaks lihtsamalt kui suhtes, siis ma olen kindlasti suhtesõltuvuses. Kui ma mõtlen, et üksi oleks lihtsam kui koos, siis ma olen suhtesõltuvuslikus suhtes. Kui ma mõtlen, et suhe on see, mis teeb mu elu kergemaks ja ma olen rõõmus ja tänulik, siis ma ei ole tõenäoliselt suhtesõltuvuslikus suhtes. Aga kui ma tunnen kogu aeg, et mu elu on raskem tänu suhtele siis, ja ma ei saa ikka seda suhet ära lõpetada, siis see on kindlasti suhtesõltuvus. Ja kaassõltuvus on üldse see, et minu elu isegi mitte suhtes ei ole raskem, vaid et üldse mu elu on väga raske. Sellepärast, et ma tunnen kogu aeg mingisuguseid väga tugevaid tundeid. See on kaassõltuvus. Et ma tunnen valesid tundeid. Kui ma tunneks õigeid tundeid, siis ma ei oleks väsinud. Siis see oleks elule rikkus. Nii et seda võib igaüks siis ise hinnata, et kuidas ta ennast selles suhtes tunneb. Aga kui see paranemise protsess saab siis alguse märkamisest, et kuidas see lõpp-punkt siis välja näeb, et kas suhtesõltuvusest saab täielikult vabaks või tegelikult see realistlik on lihtsalt aru saada, et sa tegeled sellega arvatavasti elu lõpuni ja võib-olla järgmine partner toob selle probleemi taas üles ja seda on vaja uuesti, ma ei tea, sellega taas tegeleda või on seal mingi kindel lõpp-punkt ka? Kogu enesearengu suur põhimõte on see, et ma mitte ei saa oma probleemidest lahti, vaid ma muutun aina tugevamaks, nii et need probleemid ei ole minu jaoks enam nagu üle ju käivad või keerulised või nad ei võta energiat. Et see enesearengu protsess on tugevamaks saamise protsess. Kui ma olen seesmiselt nõrgem, siis need asjad tunduvad üle ju käivad. Ja lapsepõlves saadud kogemus ja maailmapilt on see, mis on ikkagi nii püsiv. Et seda ei ole väga võimalik kuidagimoodi nagu täiesti ära muuta. Vähemalt kaasaegsed terapeudid arvavad nii. Nii, aga lõpetuseks. Tiit, kas sul on veel mõni mõte või nõuanne meie kuulajatele? Tahad midagi veel lisada? Teraapias on selline tore põhimõte, et ära tööta ilma tellimuseta, muidu see on vägivald. Ehk siis kui mina lähen andma teisele nõu,
ilma selleta, et ta on konkreetse asja kohta nõu küsinud, siis see on vägivaldne käitumine, see on agressiivsus. Sain aru. Ehk et ma arvan, et see, millele saab vastata, on see, kui on konkreetne küsimus ja inimene on, no võib-olla huvitav lihtsalt on teada seda, et üks käitumine võib tulla väga erinevast sisemisest protsessist. Ja meil ei ole nagu väga võimalik aru saada, et kui ma näen kellegi käitumist, et millest see tuleb. Ja täpselt vastupidi on ka, et ühesugune sisemine protsess võib anda väga erinevaid käitumisi. Jällegi, kui ma tean, keegi ütleb, et ma olen kurb, siis ta võib käituda 1000 erineval viisil. Iga inimene käitub erinevalt. Ja sellepärast ei ole võimalik nagu luua üldist printsiipi, et kui sa näed seda, siis tee seda. See, mis me saame teha, on see, et kui me näeme midagi, siis olla uudishimulikud ja püüda aru saada, et mis selle inimesega toimub, mis selle käitumise põhjustab, mis tal siis mureks on. Ja see on see, mis on tegelikult ka väärtuslik, et uudishimu on suhtes kindlasti üks kõige väärtuslikumaid asju üldse. Et kui ma suudan säilitada uudishimu suhtes, siis ma arvan, et see on üks hea asi igas suhtes aru saada, et kust see tuleb. Ütlesid mulle nii, aga kust see tuleb? Ja kui ma selle uudishimu kohale jään üles, siis see on see, kust tuleb see ühenduse tunne. Nii et ma võib-olla ei oska muud midagi öelda, kui et on ka uudishimulikud ainult. Ja püüdke aru saada, mis toimub. Ma arvan, et see on väga hea nõuanne. Ja. Nii, kui sa tundsid ennast siis tänases saates võib-olla ära või oma kaaslast ära ja sa sooviksid isegi tutvuda nende raamatutega kaassõltuvus või suhtesõltuvusest vabaks, siis külasta Väikse Vankri veebipoodi aadressil print.ee ja lingi leiad kindlasti ka meie saate kirjeldusest. Ja kui sul on küsimusi, sa tahad jagada võib-olla oma kogemusi, tagasisidet või sul on mingeid soovitusi, siis sa saad need edastada meile vormi kaudu, mille lingi sa leiad samuti saate kirjeldusest või jäta kommentaar, ise tead. Ja tulevikus me planeerime saatekülalistega reaalseid elulisi olukordi analüüsida ja võib-olla ka anda soovitusi, et kuidas siis selles olukorras tegutseda. Seega, kui sa soovid anonüümselt jätta olukordi enda elust meile analüüsimiseks, siis sa saad seda samuti selle vormi kaudu teha. Ja ma tänan sind, Tiit, et sa tulid meile täna siis külla või aitasid selle podcasti käima tõmmata ja olid nõus oma mõtteid ja teadmisi jagama. Ja ma tänan siis sind kuulaja, et sa võtsid aja meiega ühineda ja kohtume taas järgmises episoodis. Tšau!